Kui ütle, et oled Vene sõdur, kelle saatus on minna rindele Ukrainas. Sa oled hirmul, kui saabub uus käsk. Äkitselt on maailmas jälle valgust. Sa ei lähe rindele, sa suundud Moskvasse. Naeratus sinu näol on tohutu, vähemalt seni, kuni ülejäänud käsk edasi antakse. Sõda pole läbi, pidustusi ei tule. Ainus põhjus, miks sa Moskvasse lähed, on see, et Putin on nii hirmul, et ta on valmis sind ära kutsuma, lastes samal ajal rohkematel su kaaslastel rindel surra. See ongi see, mis praegu toimub. Putin kardab oma elu pärast nii väga, et Vene sõdurid sunnitakse Ukrainast põgenema, et teda Moskvas kaitsta. See on Putini jaoks sisuliselt alistumine ja sellel on sõja jaoks tohutud tagajärjed. Ukraina president Volodymyr Zelenski on avalikustanud meeleheitliku sammu, mille hirmunud Putin just tegi. Vene õhutõrjeüksused kogu Ukrainast on kästud tagasi Moskvasse, samuti mitmetesse teistesse olulistesse kohtadesse Venemaal, et pakkuda Putinile ja tema kaaskonnale kaitset Ukraina poolt Venemaale saadetavate droonide parvede vastu. See on klassikaline näide sellest, kuidas ühe arvelt teisele makstakse, ja see saab olema laastav Venemaa vägedele okupeeritud Ukrainas. Nad peavad juba toime tulema Ukraina keskmaa ründedroonide tõusuga ja selle tohutu kaosega, mida need on põhjustanud Vene logistikas rindetaguses. Nüüd ütleb Putin, et relvad, mis on eesliini vägede ainus lootus, peavad tagasi Moskvasse minema, et teda kaitsta, samal ajal kui ta istub kuskil oma väikesel elevandiluust droonil punkris. Siin on see, mida Zelenski selle kõige kohta ütleb. Ainuüksi Moskva piirkonnas on nad koondanud sadu laskeseadmeid. Peaaegu 90 laskeseadet on teistest Venemaa piirkondadest Valdaisse ümber paigutatud, paljastas Zelenski. Mõlemad need asukohad on märkimisväärsed. Moskva kui Venemaa pealinn ja Kremli asukoht ning Valdai, kuna seal asub üks Putini lemmikresidentsidest. See linn asub 500 kilomeetrit Moskvast loodes, mis näitab, kui kaugele on Putin valmis saatma Venemaa õhutõrjeüksusi ja neid teenindavaid sõdureid, et omaenda nahka kaitsta. Ärge saage meist valesti aru, Putin ei taha seda kõike teha, kuid fakt on see, et Ukraina nii geniaalne strateegia on sundinud teda tegutsema ja Venemaa lõksu ajanud. Putinil ei ole häid valikuid ja varsti saad teada miks. Aga kõigepealt suur küsimus, miks see kõik toimub? Sellele on lihtne vastus. Ukraina on liiga sageli tõestanud, et suudab hävitada mõned kõige väärtuslikumad sihtmärgid, mida Venemaa meeleheitlikult Moskvas ja selle ümbruses kaitsta püüab. Võtame korraks sammu tagasi, et saada veidi tausta. Moskva on kahtlemata kogu Venemaa kõige paremini kaitstud piirkond. Ja see kaitse tähendab, et linna valvab juba sadu õhutõrjesüsteeme. Caspian Post nimetab seda Venemaa pealinna ümbritsevaks raudseks kaitserõngaks, mis koosneb mitmest kihist, ja see rõngas on alates 2023 aastast pidevalt kasvanud. Nüüd hõlmab see üle 100 üksiku õhutõrjeüksuse alates S-300 ja S-400 patareidest, mis väidetavalt on spetsialiseerunud rakettide hävitamisele kuni lühema tegevusraadiusega süsteemideni nagu Pantsir. Mõnede allikate kohaselt on need õhutõrjesüsteemid paigutatud 3 rõngana, luues mitu kihti, mis peaksid tegema võimatuks kellelgi tungida Moskva südamesse ja seal rünnakuid korraldada. Venemaa on läinud isegi nii kaugele, et on paigutanud mobiilsed Pantsiri õhutõrjesüsteemid tsiviilhoonete katustele, et tugevdada linna kaitset Ukraina droonide ohu vastu. Ja mitte miski sellest pole vähimalgi määral tähtsust omanud. Ukraina on täielikult ümber lükanud arusaama, et Moskva on nii kaitstud, nagu Putin seda vajab. Maist juunini toimunud rünnakute seeria kulmineerus juuni keskel rünnakuga Moskva kõige olulisema naftatöötlemistehase vastu. See rafineerimistehas asub vaid 16 kilomeetri kaugusel Kremlist ja toodab umbes 40–50% Moskva piirkonna kütusest. Nende rünnakute käigus väitis Venemaa, et on hävitanud peaaegu 1000 Ukraina drooni ja raketti üle kogu riigi territooriumi. Kuid see ei suutnud peatada droone, mis tabasid Moskva rafineerimistehast nii tugevalt, et põhjustasid kohutava musta vihma, mis sadas linna elanike peale. See on Ukraina, kes toob sõja tagasi Venemaale ja asjaolu, et rünnak toimus nii lähedal Kremlile, oleks jätnud Putini pükstesse pruunid plekid. Ukraina droonidel ei oleks vaja palju, et läbida veel 16 kilomeetrit ja on selge, et Venemaa õhutõrje ei suuda peatada massiivseid kauglöögidroonide parvi, mida Ukraina nüüd suudab saata. Putini suur probleem on nüüd see, et kogu sõda jõuab tagasi Venemaale. Moskva inimesed on vihased. Nad ei pidanud kunagi tegelema musta vihma ega sadade lendude tühistamise ja hilinemisega Ukraina rünnakute tõttu. Moskva pidi olema selle kõige eest liiga hästi kaitstud. Aga tegelikult ei olnud ja Ukraina on selle fakti paljastanud. Ja see pole nii, et rünnak Moskva rafineerimistehasele oleks olnud selle lõpp. 27. juunil teatas TV, et Ukraina droonid tabasid naftapumpamisjaama, mis on Moskva kütusevarustuse jaoks võtmetähtsusega.
Nii et see, mida me Ukrainalt näeme, pole sugugi juhuslik üksikrünnak. See on kampaania, mis lõikab linna aeglaselt ära selle jaoks vajalikust võtmeressursist. Vladimir Putin on püüdnud seda kõike Moskva elanike eest varjata, nagu üks inimene ütles Vene väljaandele Sotovision. Ma ei saa midagi häire kohta öelda, ei ole sireene, mitte midagi. Muidugi ma loodan, et see on kontrolli all, aga ilmselgelt tekitab see ärevust. Kremli kaasajooksikud mõistavad aktiivselt hukka neid venelasi, kes jagavad pilte ja videoid Ukraina edukatest rünnakutest Moskva vastu, sest need paljastavad Vladimir Putini jutustuse kui puhast vale. Tegelikkus, mida nii paljud moskvalased hakkavad mõistma, on see, et õhutõrjesüsteemid, mis pidid nende linna muutma läbimatuks, lihtsalt ei ole piisavalt head. Inimesed teavad, et neid tegelikult ei kaitsta. Ja ka Putin teab seda. Tõeline droonide armaada, mida Ukraina on juba kuid Moskva suunas saatnud, on pidevalt Venemaa õhutõrjet üle koormanud. Aastaid tagasi, kui Ukrainal polnud kaugmaa droonide varu, sai Putin selle kõik lihtsalt ära seletada. Tõsi, Ukraina ründas küll, kuid tavaliselt tabasid need rünnakud piiriäärseid piirkondi ja teisi Venemaa alasid, mis Putini jaoks sotsiaalses mõttes kui mitte sõjaliselt eriti tähtsad ei olnud. Aga nüüd on rünnakud muutunud tõhusamaks, neid tehakse palju rohkem ja need ulatuvad sügavamale kui kunagi varem. The Wall Street Journal toob esile Ukraina rünnakute kasvu juba 2026 aastal, märkides, et jaanuaris oli kinnitatud Ukraina rünnakuid Venemaa sihtmärkidele alla 10, kuid nüüd on see arv üle 30. Pea meeles, et see hõlmab ainult täielikult kinnitatud rünnakuid. Firepoint, mis toodab FP1 drooni, mida kasutatakse paljude nende rünnakute läbiviimiseks, ütleb, et nad plaanivad toota iga päev 300 oma laastavat drooni, millest iga üks suudab sõltuvalt versioonist lennata 1600 kuni 3000 kilomeetrit. Kui lisada siia muudetud Neptuuni raketid, Firepointid, enda Flamingo tiibraketi hübriid ja palju muud, siis saadki selle, mis toimub Moskvas. Raudrõngas pole piisavalt suur, et neid kõiki peatada. Nii on Putin sunnitud tõmbama õhutõrjeid rindelt ära, et kaitsta ennast, Kremlit ja tavalist Moskvalast selle eest, et tema alustatud sõjal on plahvatuslikud tagajärjed Venemaa tähtsaimates linnades. Tõenäoliselt pole sellel siiski suurt tähtsust. Nagu Telegraph märgib, ei olnud kogu Venemaa õhutõrjevõrk, kaasa arvatud Moskvat ümbritsev raudrõngas, kunagi mõeldud selleks, mida Ukraina praegu teeb. Selle võrgusüsteemid, millest paljud on vananenud nõukogudeaegsed konstruktsioonid, on mõeldud tavaliste rakettide ja lennukite tõrjumiseks. Droonid polnud nende süsteemide loomise ajal isegi olemas. See ei tähenda tingimata, et droone ei saa nende süsteemidega hävitada, kuid droonide tohutu hulk, mida saab Moskva suunas välja lasta, tähendab, et nad ei suuda piisavalt rakette tulistada, et Ukraina rünnakuid peatada. Internetis levivad isegi pildid pansiirisüsteemidest, millel on tavapärase 6 asemel ainult 2 raketti, mis viitab sellele, et Venemaal on tekkinud tõrjerakettide puudus. CBS News lisab, et Venemaal hakkavad S-300 õhutõrjeraketid otsa saama. Ja Ukraina hinnangute kohaselt oli Venemaal oma S-300 PM ja S-400 süsteemide jaoks saadaval umbes 400 tõrjeraketti. Tundub, et aastal 2025 mõjutab rakettide puudus kõiki õhutõrjeüksusi, mille Putin oli juba Moskva ümber paigutanud. Seega viiakse rohkem üksusi koos nende käsutuses olevate rakettide ja neid teenindavate sõduritega Venemaa pealinna. Putini filosoofia näib olevat, et kui raudrõngas praegu ei piisa, siis rohkem üksusi muudab selle piisavalt tugevaks. Võib-olla tal on õigus, ükskõik kui ebatõenäoline see ka ei tunduks. Siiski, selle sammu meeleheitlikkus on paljastav. Putin on sunnitud tegema valiku, mida ta kunagi teha ei tahtnud, kuid ta on selle teinud ning sellel on tohutud tagajärjed tema Ukraina sissetungile. See üks ainus valik võib muuta kõike ja just selliseid teemasid käsitleme siin The Military Shows. Nüüd on ideaalne aeg kanalile tellimiseks, enne kui naaseme video juurde. Siin on see, mida Putin tegelikult tegi, kui ta tõi õhutõrjesüsteemid okupeeritud aladelt tagasi Moskvasse. Venemaa juht on teadlikult otsustanud üht nõrgendada, et teist tugevdada. See on kõigile üsna selge. Putin seisis silmitsi valikuga. Kas kaitsta ennast ja Venemaa pealinna või tagada, et 100 000 sõdurid, kelle ta on Ukrainasse saatnud, omaksid mingitki kaitset ning ta valis iseenda. See saadab taas sõnumi kõigile, keda Putin Ukrainasse saadab, et nende elu on palju vähem väärt kui tema oma, mida nad juba teadsid, ning et nende elu on ka vähem väärt kui keskmise moskvalase arvamus. Putin on nii meeleheitel, et Moskva elanikud ei näeks tema alustatud sõja tagajärgi, et ta on valmis laskma veelgi rohkematel Venemaa sõduritel rindel surra, lihtsalt selleks, et säilitada illusioon, et kodumaal on kõik hästi. See on kurb olukord, mis räägib palju Putini kui inimese kohta. Ja mis kõige parem, Ukraina teadis, et just nii reageerib Putin, kui droonid jõuavad Moskvasse. See ongi süvalöökide geniaalsus.
asi pole selles, et naftarafineerimistehaseid tabatakse ja must vihm kastab Moskva elanikke, kuigi need on kõik Ukraina vaatenurgast suurepärased tulemused. Tegelikult seisneb asi selles, et luuakse tingimused, et Venemaa sõjavägi Ukrainas läbi kukuks, sest Putin jätab rindele jäänud sõdurid maha, olles õhutõrje Moskvasse viinud. Zelenskil on pärast uudist edastamist veel palju öelda. Pärast seda, kui ta avaldas, et Venemaa on tõmmanud õhutõrje rindelt ära, et kaitsta nii Moskvat kui ka Kiievit, mis on samuti Ukraina droonide tule alla sattunud. Zelenski ütles, et põhimõtteliselt on venelastele antud käsk kaitsta 2 perimeetrit, nõrgestades selleks teisi alasid nii oma territooriumil kui ka ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil. Me teeme vajalikud järeldused. Me juba teame, millised need vajalikud järeldused on. Oleme neid näinud okupeeritud Ukrainas juba nädalaid ja siit edasi saavad need ainult veelgi selgemaks. Ukraina keskmaalöögikampaania ongi see järeldus. See kampaania on juba murdnud läbi Venemaa õhutõrje okupeeritud aladel sellisel määral, et Ukraina on saanud alustada oma logistikablokaadi kampaaniat, mis on praegu Krimmi isoleerimas ning sunnib ka Venemaa vägesid rindel lahingusse minema ilma vajaliku toetuseta. Ukraina on kogu 2026 aasta jooksul pidevalt sihtinud Venemaa õhutõrjet, kusjuures CNN teatas, et Ukraina relvajõud väitsid, et on aasta algusest hävitanud 106 õhutõrjeüksust ja üle 1400 alates sõja algusest. See kampaania tulemusena on käivitatud keskmaa löögikampaania, mis sihib Venemaa sõjalisi objekte ja logistikat kuni umbes 300 kilomeetri kaugusel rindejoone taga. Võib väita, et sel hetkel viib Putin õhutõrjesüsteeme Moskvasse sama palju selleks, et kaitsta neid süsteeme, mida Ukraina on hävitanud, kui ka selleks, et kaitsta Venemaa pealinna. Aga ükskõik mis ka poleks, Ukraina ei kavatse järele anda. 26. juunil, vaid päev pärast Zelenski õhutõrje avalikustamist, teatas Ukraina president 40-päevasest operatsioonist, mille eesmärk on survestada Putinit oma sissetungi lõpetama. Zelenski sõnul hakkab see kampaania tugevalt toetuma pikkade ja keskmise ulatusega rünnakutele, mida Ukraina on juba kasutanud, ning Krimm ja Moskva jäävad tõenäoliselt prioriteetideks. Päev varem teatas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorovsis, et Venemaad okupeeritud aladel ootab ees veel palju rohkemat. Vene armee logistilise blokaadi karmistamine ja esimese avaliku hanke käivitamine rekordilise hulga keskmaa ründedroonide soetamiseks. Viimastel kuudel on Ukraina märkimisväärselt suurendanud oma keskmaa ründevõimekust ja algatanud Vene armee logistilise blokaadi, märkis ta. Just selles seisnebki Ukraina strateegia geenius. Ukraina on siin rünnanud Moskvat, et tekitada rindel nõrkust. Ukraina teadis täpselt, kuidas Putin reageerib sellele, kui Ukraina droonid jõuavad Moskvasse ja on ta täiuslikult lõksu meelitanud. Putin tegi seda, mida Putin ikka teeb, kaitses ennast ja oma käsilasi. Nüüd avab see Ukraina jaoks ukse veelgi suuremateks edusammudeks rindel. Ja me oleme juba näinud, kuidas Ukraina saavutab palju edu 2026 aastal. Nagu teatab Russia Matters, on aasta Venemaa jaoks territooriumi hõivamise osas juba väga halvasti alanud. See viitab Sõjauuringute Instituudi ehk ISV andmetele, mille kohaselt Venemaa on 26. maist kuni 23. juunini kaotanud netos 51,7 ruutkilomeetrit territooriumi, kui arvestada maha alad, mille Venemaa väidab end olevat vallutanud, kuid kuhu tegelikult on imbunud vaid 1 või 2 sissetungirühma. Venemaa kaotab juba praegu sõdureid kiirusega 30 000 kuni 35 000 meest kuus ning juunis ületavad igapäevased kaotused 1000 meest päevas. Ainult 24 tunni jooksul kuni 27. juunini kaotas Venemaa 1350 sõdurit, teatab Ukraina kaitseministeerium. Kõik see näitab meile, et Ukrainal on juba initsiatiiv, mis põhineb sügavatel löökidel, keskmaalöökidel ja ägedal kaitsel rindel. Ja nüüd, kui Ukraina on meelitanud Putini oma täiuslikku lõksu, saab ta seda initsiatiivi edasi arendada. Ukraina on juba saavutanud tulekontrolli Donbassi ja Krimmi võtmealade üle oma droonide abil, mis tähendab, et Venemaa väed ei saa vabalt rünnata ning iga nende rünnak algab juba ebasoodsast olukorrast, kuna nende varustusliinid on läbi lõigatud. Nüüd, kui Putin toob õhutõrje Moskva kaitseks tagasi, hakkab keskmaa löögikampaania veelgi intensiivistuma. Ukraina alustab rohkem rünnakuid ja mis veelgi olulisem, nende edukuse määr on veelgi kõrgem kui seni. Ja seda kõike Venemaa suvise pealetungi haripunktis. Nagu me ütlesime, geniaalne. Sunnime Putinit looma rindel nõrkusi ning tekivad võimalused vasturünnakuteks ja rohkemateks kaotusteks. Ja selle kõige juures on veel üks tore väike boonus. Ukraina jälgib väga hoolikalt neid konkreetseid kohti, kuhu Putin saadab õhutõrjeüksused, mille ta on rindelt ära toonud. Me teame, et tal on see võimekus olemas. Ukrainal on okupeeritud aladel terve varivõrgustik, mis jälgib ja ootab, et näha, kuhu tekivad lüngad, et see info saaks edasi anda.
Venemaal endal viivad sellised rühmitused nagu Atesh läbi diversioonioperatsioone Moskvas ja hoiavad silma peal võimalikel sihtmärkidel. Kui neid sihtmärke hakatakse tugevdama täiendavate õhutõrjesüsteemidega, saab Ukraina sellest teada. Kui neid sihtmärke hakatakse tugevdama täiendavate õhutõrjesüsteemidega, saab Ukraina sellest teada. Kui okupeeritud aladel olevad sihtmärgid nõrgenevad, saab Ukraina sellest teada. Putin on olnud sunnitud andma Ukrainale väärtuslikku luureinfot, lastes end lõksu püüda. Ja niipea, kui ära viidud õhutõrjesüsteemid on paigas, saab Ukraina täpselt teada, mida Putin ei taha, et droonid tabaksid. Sa ei pea olema suur sõjaline taktik, et aru saada, milliseid sihtmärke hakkavad ründama nii massiivsed drooniparved, et uued õhutõrjesüsteemid ei suuda neid peatada. Ja veel üks asi. Ukrainale on saabumas Gripeni hävituslennukid. See partii peaks saabuma järgmise 10 kuu jooksul, võib-olla isegi enne aasta lõppu. Need varustatakse ka meteorrakettidega, mille laskekaugus on üle 100 kilomeetri ja mis lendavad kiirusega üle Mach 4. Kui kõik läheb Ukraina kasuks, sisenevad need hävitajad keskkonda, kus Vene õhutõrje okupeeritud aladel on nõrgem kui kunagi varem, võimaldades Gripenitel ja teistel hävitajatel sooritada Venemaa tagala vastu surmavamaid rünnakulende. Ukraina on loonud täiusliku tormi ja Putin on sellesse sattunud. Ükskõik, kuidas Putin Vene laeva pöörab, vesi tuleb ikka pardale. Kui ta toob õhutõrje Moskva kaitseks, nagu ta praegu teeb, siis on Venemaa okupeeritud aladel nõrgem. Kui ta jätab need kaitsesüsteemid sinna, kus need olid, siis on Moskva, Kiiev ja kõik teised olulised kaugmaa sihtmärgid nõrgemad. Siin ei ole Putinil võimalik võita ja otsus, mille ta on teinud, annab Ukrainale sisuliselt võimaluse jätkata kõigi nende edusammudega, mida oleme juba 2026 aastal näinud. Kas see tähendab, et Ukrainalt on oodata täiemahulist pealetungi? Ei. Aga see tähendab, et Ukraina saab alustada sihitud vasturünnakuid territooriumi tagasivõtmiseks ning rünnata piirkondi, mida Putin just nõrgendas. See käivitab lihtsalt tsükli. Õhutõrje viiakse siis nendesse sihtpiirkondadesse, avades uusi võimalusi. Ja nii edasi, kui Ukraina Venemaa kaitset üha enam nõrgestab. Mitte miski sellest pole juhtunud üleöö. See on aastatepikkuse töö, võitluse, uurimistöö, arenduse ja Ukraina planeerimise tulemus. Hoogu see töö hakkab nüüd vilja kandma. Ja Putin on just teada saanud, et on viimased üle 4 aasta komistanud otse Ukraina lõksu. Nüüd, kui õhutõrje on Moskvasse tagasi tõmmatud, on meil üsna hea ettekujutus sellest, mis okupantide ees ootab. Veelgi rohkem sihtmärke saab tabamuse. Ukraina sai selles valdkonnas juba niigi hästi hakkama. Ainuüksi 2026 aastal on tabatud üle 800 000 kinnitatud sihtmärgi ning palju rohkem on veel ees ootamas. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, vajutage tellimisnuppu ja hoidke oma uudisvoolul silma peal, et näha, mida The Military Show järgmiseks pakub. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!